Tere ka meie poolt. Minu nimi on tõesti Anne-Mai, tema on Leonardo. Minu kaasteeline olnud selle nii Talveakadeemia jooksul kui magistrikraadi omandamise ajal. Minu uurimisteemaks, nagu näete, olid siis suhkrunarratiivid. Ehk siis põhimõtteliselt, kui seda väga lihtsalt selgitada, milliseid lugusid räägib meedia suhkru kohta. Kuidas on see seotud üldse selle jätkusuutliku arenguga? Jätkusuutlik areng on võimalik ainult siis, kui hästi paljud inimesed ja kõik inimesed, kes meil maa peal elavad, sellest aru saavad, miks seda vaja on, kuidas seda saavutada, mis on need väiksed asjad, mida me peame igaüks oma elus võib-olla muutma selleks, et see võimalik oleks. Ja see on võimalik ainult siis, kui inimestel on selle kohta informatsioon olemas. Ja kui vaadelda tänapäevaseid kommunikatsiooniuuringuid, kus inimesed saavad enda jaoks sellist infot, siis nendest üks suurimaid on peale sotsiaalmeedia, siis ka massimeedia. Aga sotsiaalmeedia ja massimeedia vahel on väga suur erinevus. Sotsiaalmeedia puhul inimesed tihtilugu arvestavad seda, et see, mida nad seal loevad, võib olla ebatäpne, nii-öelda see fake news kontseptsioon, mis on plahvatuslikult viimastel aastatel tõusnud. Päris meediast, nii-öelda Postimees ja Delfi, mida mina uurisin, oodatakse ikkagi tõenduspõhist lähenemist. Ja seega võtavad ka ajakirjanikud endale selle kohustuse kontrollida, kas nende info, mida nad siis kuskile portaali üles riputavad, kas see on nii-öelda õige, teaduspõhine. Selleks kohustab neid ka siis ajakirjandus eetikakoodeks, mis meil on Eestis olemas, mis ütleb, et ajakirjanduses leviv info peab olema kontrollitud. Kuidas see kõik on omakorda seotud suhkruga? Kui te mõtlete oma peas sellele, milline on suhkru kajastus, mis on teile silma jäänud, siis võin kihla vedada, et enamik teist ei arva, või teile tundub, et meedia ei näita suhkrut väga meeldivas sellises vaatenurgas, eriti just neid meedia ja suhkru ja tervise seoseid. Et suhkurt süüdistatakse meil igasugustes asjades. Ja mina tahtsin siis täpsemalt teada, millised need lood on, mida meedia jutustab 2 portaalis siis. Miks ma valisin just need portaalid, need on kõige loetavamad. Postimehel lausa on oma terviserubriik, Postimees tervis, Delfi sellist ei ole. Aga siiski huvitaval kombel tuli neist mõlemast mõndagi huvitavat välja. 3 uurimisküsimust mul oli. Esimene keskendus sellele, milliseid narratiive üldse leidub. Teine keskendus sellele, kellele anti sõna, kes said üldse oma arvamust avaldada, näiteks kas Tervise Arengu Instituudi inimestele anti sõna või mitte. Ja kas Postimees ja Delfi, kas nende see suhkru käsitlus kuidagi erines? Nii, 2 meetodit oli mul, sisuanalüüs ja diskursusanalüüs. Sisuanalüüs lühidalt kokkuvõttes tähendas siis selekteerimist, et milliseid artikleid välimisse võtta, kui otsida andmebaasidest lihtsalt sõnaga suhkur, seal tuleb igasugu asju, palju näiteks tuli sellest perioodist suhkrumaksuga seonduvat ja siis maksupoliitikast rääkivaid artikleid, mis ei sobinud minu valimisse, ühesõnaga siis nende elimineerimine, mis ei sobinud. Kriitiline diskursusanalüüs tähendas siis nendest alles jäänud artiklitest ühiste joonte leidmist, ehk siis nende narratiivide otsimist, millest siis kõige rohkem räägitakse. Kokku uurisin 145 artiklit 2 siis lehe peale. Delfist tuli vastavalt siis suurem osa 90 neist. Ja kokku siis tegelikult 3 aastat 2015, 2016, 2017. Ja just oli see hea aeg, sest see jäi tõepoolest sinna suhkrumaksu siis aega, kus sellest väga aktiivselt räägiti. Leidsin kokku 10 narratiivi, 2 portaali peal kokku ja siis oli lisaks veel 2, mis olid ainult Delfis. Te näete siit esimest 5 ka välja tooduna. Esimese narratiiv 1 ja narratiiv 1.1 pealt näete, et esindus ka vastanduvaid narratiive, et olid artikleid, mis ütlesid, et suhkur tekitab sõltuvust ja see on võrreldav kokaiini, heroiiniga ja igast muude toredate opioididega. Ja siis teiselt poolt esines
narratiiv, mis ütles, et seda ei ole olemas ja sellest kirjeldasid arstid peamiselt, et seda ei ole olemas. Sellest, et see on olemas, suhkrusõltuvus, sellest kirjutasid absoluutselt kõik. Isegi huvitaval kombel oli paljud artiklid sellised, kus ei olnudki võimalik välja selgitada, kes sellest täpselt kirjutas, ei olnud viidatud. Ehk siis mis tähendab seda, et ka tavalugejal ei ole mitte mingit võimalust kontrollida kuskilt. Kas see, mida talle väidetakse artiklis, on õige või mitte. Ei ole võimalik viidete puudumise tõttu seda teha. Teine narratiiv rääkis sellest, mis kõik imeline hakkab juhtuma, kui me enam suhkurt ei tarbi. Muidugi suhkru all peetakse silmas klassikaliselt valget suhkrut meie meediast, nagu me teame, siis suhkrud on igasuguseid erinevaid tüüpe, glükoos, fruktoos, laktoos ja nii edasi. Aga selle vahel sellest inimestele väga ei räägitud, sest tundub, et see on natuke liiga keeruline, et lihtne on kasutada üldmõistet suhkur. Nii. 3.–5. narratiiv kõneles sellest, et üritati aru saada, et millist suhkrut siis peaks vältima. Kas peaks täiesti ka puuviljad välistama menüüst? Kas peaks piimasuhkru välistama? Ja räägiti sellest, et ka võib-olla on probleem hoopis kogustes, ehk siis ei olnud ühte selget aru saama sellest, mis täpselt selle suhkru juures halb on. Et kas võib seda süüa, ei või süüa, väga segadus sajab. Ja tervise- ja kommunikatsioonialased uuringud tegelikult näitavad seda, et kui sa annad inimestele hästi palju sellist vastukäivat infot, siis ega ta sealt mingisugust kasulikku otsust endale ilmselgelt teha ei suuda. Ja ta võib hakata kahtlema, see inimene ka teistsuguses tervise infos, üldse igasuguses, mis iganes head käitumist tahetakse inimesele kujundada, kui meedia teeb karuteene ja vastakaid arvamusi, siis esitab väga palju. Ei tule sellest midagi välja, paraku. Nii järgmised narratiivid rääkisid mõned sellest, et suhkurt ei pea kartma, samas ka sellest, et ka teised siis magustajad on ohtlikud, nagu näiteks aspartaam, sellised kunstlikud siis magustajad. Räägiti ka sellest, kuidas probleem on ikkagi ainult koguses. Ja viimane narratiiv, mis oli ühine, rääkis sellest, kuidas inimesed tarbivad suhkurt hoopis selle tõttu, et nad ei suuda oma emotsioonidega toime tulla või nii-öelda stressimaandajaks. Et seda toodi ka välja, et hästi huvitavaid erinevaid lähenemisi oli. Siin ma olen toonud teile näited ka mõned välja. Need on pealkirjadest siis, et saate ise ka vaadata. Täiesti reaalselt olemas olnud artiklid, kus räägitakse siis sellest, et suhkru mõju on võrreldav narkootikumi mõjuga, suhkrusõltuvus on narkosõltuvus. Samas tuleb Postimehes artikkel, kus räägitakse sellest, et miks ikka ei ole suhkruga liialdamine sõltuvus. Seal kirjutas Uku Vainik, üks neuroloog Ameerikas resideeruv, Eestist pärit, kuidas teda hämmastab see, kuidas meedia materdab suhkurt. Siin allpool näete ka selliseid naljakaid näiteid sellest, kuidas üks artikkel ütleb, et suhkur tapab meid, tõstab küsimuse ja teine ütleb, et suhkur on hädavajalik elus püsimiseks. Et te võite ette kujutada, et inimene, kes ei tea sellest teemast eriti midagi, kahtleb, et mida ma selle suhkruga siis peale peaksin hakkama, kas vähendama või mitte, siis ega meediast seda head õiget teaduspõhist infot kätte ei saa. Ja see viimane on minu isiklik lemmik. Mis te arvate, millest seal jutt oli? Tegelikult me teame artiklite pealkirja, et tehakse ju klikipõhised, et tooks palju klikki, inimesed klikiks, reklaamitulu tuleb portaalile sellest. Mis see sandistamine võiks tähendada või mis eriala arst siin rääkida võis? Et sandistamine, minul konkreetselt tuli silme ette, kui ma lugesin seda, et mingi ratast oli saps, sandistamine. Tegelikult, kui ma see artikli lahti tegin, oli juttu sellest, et laste hambad muutuvad hästi koledaks. Üks Eesti Hambaarstide Liidu esimees Marek Vink rääkis sellest, kuidas suhkrused joogid teevad laste hambad katki. Aga pealkiri on pandud väga selline klikkima kutsuv. Kui ma seda probleemi teiselt poolt vaatasin, et mida siis need ajakirjanikud ise ütlevad selle kohta, et kas see on see päris okei, et kui poliitikas me näiteks eeldame seda, et me saame kohe kontrollida infot. Eelmine nädal oli Postimehel selline aps, kus nad ütlesid, et Kaja Kallas pakkus Jüri Ratasele peaministri kohta ja oli tohutu skandaal, et ajakirjanik mõistis seda valesti, parandati, Kallas pahandas, kõik portaalid rääkisid seda, et oli tegemist eksimusega. Kui selline asi juhtub, siis kõigil on täitsa suva tegelikult ka.
et aga ometigi on küsimus, kumb on tähtsam, kas tervis, inimeste tervis või poliitika? No, nagu me näeme, siis meie meediaruumis on siis poliitika täpsem kajastamine palju olulisem kui see, kuidas me anname inimestele tervisealast infot. Siin on siis välja toodud ka kategooriate kaupa, kes said sõna. Minu jaoks oli seda huvitav uurida seetõttu, et ma tahtsingi just näha, palju saavad siis need nii-öelda organisatsioonid, kellel ülesanne ongi tegeleda inimeste tervise edendusega. Kas nemad saavad ka sõna? Ja te näete, et siin on WHO ja TAI esindajad siis saanud 2 aasta jooksul kokku sõna ainult, no ütleme kuskil 12-13 artiklis. 2 aasta jooksul. 3 aasta jooksul, vabandust, jah, enne ütlesin, et 3 aastat kokku. Kõige suurem grupp olid erinevad teadlased. Vahel oli lihtsalt artiklis toredasti kirjutatud, et teadlased on avastanud. Teadlased, viimased teadusuuringud näitavad, ilma ühegi viiteta. Lihtsalt see on selline väga selline klassikaline stiil, mida kasutatakse. Oli hea, kui oli üldse märgitud, et mingi teadlane on avastanud, paljud artiklid olid lihtsalt sellised, neid on üldse viidatud. Et oli mingisugune lihtsalt kirjutatud, et tehti uuring, avastati, isegi ei olnud märgitud, mis riigis see teadlane pärit on, no mitte midagi absoluutselt. Ei ole, see ei ole nagu päris minu hinnangul päris korrektne niimoodi teha, sest tahaks inimestel ikka anda võimalust seda infot nii-öelda järgi kontrollida. See on neilt ära võetud praegu see võimalus. Arstid said ka suhteliselt vähe sõna, nagu näete. Ja hästi palju oli sellised, mis see välisemalt tähendab, need tõlkeartiklid nii-öelda. Sattusin Delfis ühe sellise artikli otsa, kus räägiti suhkru ja vähi seostest. Nimelt siis sellest, kuidas suhkru tarbimine aitab vähirakkudel kasvada. Kui seal artiklis oli mainitud seda, kes on selle uuringu teinud, kui ma hakkasin põhjalikumalt uurima, kes see tore onu Ameerikast on, siis tegelikult on sellise populaarteadusliku saidi omanik, mis propageerib igasuguseid toidulisandid nii-öelda, et siis artiklitega saab kohe neid osta. Ja siis Postimees oli võtnud selle artikli, pannud sinna juurde, et tegemist on teadlasega ja see sai kohe niimoodi valideeritud inimeste jaoks. Kuigi tegelikult kaugemale uurides ei piisa ka sellest, et lihtsalt mainitakse, kes ta on. Omaette küsimus on ka see, kui paljud inimesed üldse läheksid nagu uurima. Nii. Küsisin ka seda, et millised on nende portaalide erinevused, et kuidas nad käsitlesid seda suhkruteemat, 83% täiesti kattus, ei olnud mingi erinevust, paljud artiklid olid ka sellised lihtsalt copy-paste võetud ühest portaalist teise, niimoodi nad omavahel infot vahetavad. Ja Delfi oli usinam kirjutaja, 1,7 korda rohkem. Kui Postimehel on oma terviseportaal, siis Delfil sellist asja ei ole. Ja Delfi kirjutas siis peamiselt Delfi naistekas, ehk siis väga selgelt naistele suunatud portaalist sellest, kuidas suhkru tarbimist nagu peaks jõuliselt tähendama. Ja Delfi oli ka see, kes armastas kirjutada selliseid artikleid, kus ei olnud võimalik üldse tuvastada, siis, kes on selle loo autor. Ehk siis selline rohkem kollase meedia tüüpi. Võiks öelda selle uuringu põhjal. Nii. Ja minu poolt on hetkel kõik. Ma olen avatud küsimustele. Ja, tšau. Ja kõigepealt annaks Žürile. Aitäh ettekande eest. Huvitav oli kuulata, kuidas analüüsid oled kõik seda suhkru teemat. Aga mul on selline küsimus, et sa ütlesid, et ei ole viidatud teaduse tegijale, et on lihtsalt teadus on uurinud, teadlane uurinud. Aga lihtinimesena, mis sa arvad, et kas Delfis, kui tuleb uudis, et see saksa teadlane Schumacher on uurinud seda ja seda, nagu Novaator kirjutab või kirjutab selline teaduslikum artikkel. Et kas siis tegelikult inimene võtab lahti ja loeb ta lõpuni või ta peab kinni ja loobub sellest? Novaator sai eelmisel aastal selge sõnumi auhinna, kui me mõtleme seda, et nad ikka üritavad järjest selgemalt oma asja ajada. Mina isiklikult saan seda öelda, et eks
ajakirjanikud ju õpivad seda koolis, kuidas teha sellised artiklid, inimesed loeksid. Ja see, et inimene ei viitsi lugeda, ei ole nagu vabandus sellele, et me alahindame inimest ja me ei anna talle isegi võimalust huvi korral seda nii-öelda järgi uurida, et kus see artikkel tuleb. Ja ma arvan, et kuna mitte ainult mina ei arva nii, vaid ajakirjanduse eetikakoodeks ütleb seda, et seda peab tegema, inimesel peab võimaldama ligipääsu algallikale. Seega, lisaks oleks seda lihtsalt ilus teha. Ja mina ei alahindaks meie meedialugejad. Öeldakse küll uuringute järgi, et keskmine meediatarbija on suke keskharidusega, et kui ajakirjanik teeb artiklit, siis ta peaks arvestama, et seda loeb keskharidusega inimene ja et tema tähelepanu pole väga pikk, keskmiselt 7 sekundit on nagu tänapäeva inimese selline tähelepanu sotsiaalmeedias kirides, kui ta mõnda uudist näeb. Ja see otsus tehakse väga kiiresti tõepoolest, kas teha seda artikli tahti või mitte. Ja sellest on tingitud ka need samad pealkirjad, mida te nägite. Et peab suutma siis 7 sekundi jooksul inimese tähelepanu köita nii palju. Ja tekkis küsimus, et sa lugesid läbi 145 artiklit, nagu ma aru sain. Et kas seal jäi kõlama ka, mida siis inimene lõppkokkuvõttes tegema peab? Ta peaks tarbima või mitte tarbima, mida ta peaks tarbima või kuidas see põhikõlamine oli siis? Ütleme nii, kõige levinum narratiiv oli esimene, millest ütles seda, et suhkrusõltuvus on olemas. Ehk siis soovitati mis see tähendab levinub? Iga 4. artikkel rääkis sellest 25% artiklitest. Iga 4, millega inimene kokku puutub meediaruumis, räägib sellest, et suhkur tekitab sõltuvust. Ehk siis soovitati sellest tungivalt eemal hoida. Ja nii radikaalselt, et täielikult välistada muidugi valge suhkur, aga ega öeldi, et ega see pruun suhkur on ka nagu petuvärk, on ja. Et ei ole siin sellist asja nagu süütu suhkur olemas. Et üldiselt see tendents on suhkruhtus negatiivne ja ma huvi pärast küsin, et kas te teate, mida ütleb Tervise Arengu Instituut näiteks või WHO, mis ta ütleb suhkru kohta? Et tegelikult nemad ütlevad seda ju, praegu on ka kampaania, kõike võib süüa lihtsalt asi on koguses, on ja. Et öeldakse, et mingi teatud protsent energiast, mis sa võid saada suhkrust, on täitsa okei päevas, et ei ole midagi nii hullu. Aga kuna sellised hirmupõhised artiklid müüvad väga hästi, toovad väga head reklaamitulu, siis meedia ongi läinud seda teed, et ei loe enam see tõenduspõhisus, ei loe tõde või nii-öelda teaduslik arusaam. Ma ei saa öelda tõde, nagu liiga palju öelda. Et olulisem on ikkagi see, kuidas raha saada, võiks öelda kokkuvõttes. Ja siis võib omakorda küsida, et kogu see jätkusuutliku arengu maailm on samamoodi, kui me tahame inimestele viia teadmist sellest, kuidas siis teha nii, et meie maailm oleks ka meie laste jaoks nii-öelda elamiskõlblik. Ja meedia ärimudel on selline, et ta tahab saada raha palju. Siis võib enda küsida, et mis sellest välja tuleb, et meie või teie nii-öelda reaalteadlastena võite teha väga head teadustööd. Aga kui see ei jõua tavainimeseni, siis sellest ei ole väga suurt kasu suures plaanis nagu. Nii mustvalge on praegu, tuleb välja meediauuringutest. Paraku. Läks muidugi tõde saa muuta vastu sellele, kuidas vaja on. Jah, eks ole. Muidugi. Aitäh. Palun. Aitäh selle kõige liikuvama ettekande eest täna. Jah, kaloreid kulub hästi, võin suhkurt süüa küll. Ma ei tea, kõik head küsimused on juba ära küsitud, aga mulle alguses jäi natuke segaseks, et miks just see teema, et miks sai valitud see suhkru teema, miks mitte rasvad? Jah, rasv on ka väga selline populaarne teema olnud, saanud ka meedia käest nii-öelda ikka korralikult pahandada, aga see on nagu eelmise 10 teema rohkem. Et kui ma hakkasin oma magistritööd kirjutama, ma töötasin Eesti Tervishoiumuuseumis. Me tegime parasjagu suhkrunäitust. Ja kuraatoritega koos seda tehes ja me kaasasime hästi palju teadlasi, Tartu Ülikoolis ka, erinevad toitumisteadlased ja nii edasi. Saime kõik väga selgesti aru, et see suhkru nii-öelda kartus on nii tugevasti võimendatud. Aga meil ei olnud nagu mingit selget asja, mille põhjal väita seda, et me võtsime öelda, et meile nagu tundub, et niimoodi on, et meedia teeb seda. Võtsin kätte, tegin magistritööd sellest, et ära tõestada seda, et jah, see ongi niimoodi. Meil oli, me võime öelda seda, et meedia materdab ja mis iganes, aga seda oli lihtsalt vaja tõestada. Mujal Euroopa riikides on sarnaseid uuringuid tehtud, näiteks Suurbritannias jõuti samale järeldusele, et see suhkru teema on
nii-öelda üle tähtsustatud tegelikult tervise seisukohast. Mis ma mõtlen selle all, et üritatakse inimestele anda sellist väga lihtsat lahendust, et loobuge suhkrust ja siis on teie tervisega kõik korras. Aga see probleem on palju keerulisem. Ehk tegelikult inimeste tervis ei muutu sellest paremaks, ei pea materdama ühte asja. See probleem on hästi kompleksne. Inimesed liiguvad liiga vähe, söövad liiga palju kaloreid, mis ei tule ainult suhkrust. Ja need kaks asja tegelikult, see liikumine ja liigsed kalorid on tegelikult see tuum, mitte üks toiduaine. Ja see, et me üritame inimesele anda seda väga lihtsat lahendust, see ei aita. Ja Eestis te teate, võib-olla olete kuulnud, meil on populatsioonis juba 50% inimesi ülekaalulised. Iga vist algkoolilapstest on see 25% juba, et iga 4. algkoolilaps. Tegelikult see probleem on väga reaalne ja sellest tingitud kuluga meie riigi rahastusmudelile, mis siis meil on selline väga kaasav tervishoiusüsteem, kus iga ühel on õigus saada abi, olenemata sellest, kes me oleme, kui palju me teenime, nii edasi. Aga need on nii-öelda välditavad haigused, et kui me suudame seda ülekaaluliste arve allapoole tuua, siis paljud haigused, nagu näiteks diabeet ja nii edasi, mis iganes südame-veresoonkonna haigused, nende raviks kulub ka vähem raha, sest neid esineb vähem. Aga seda tehes me ei saavuta seda, et me lihtsalt ütleme, et ärge sööge suhkurt. Et tundub, et nüüd on toimunud ka nihe seal Tervise Arengu Instituudis, et nad on aru saanud, et tasub seda probleemi laiapõhilisemalt vaadata. Et meil on ka eelmises kümnendist ju selliseid toredaid näiteid nagu, et pane soolakahvliga ja pane, mis see suhkru kohta oli, et suhkrut, põhimõtteliselt öeldigi, et üritage võimalikult vähe seda valget suhkurt tarbida, aga nüüd öeldakse hoopis, kui te lähete välja, tahate Tervise Arengu plakateid, et võib kõike süüa, lihtsalt asi on kogustes. Et väga palju on muutunud ka nende narratiiv, millega nemad siis inimesi üritavad saada. Et eks näis, et kuidas see päädib, aga viimast tervise populatsiooni uuringud Eestis näitavad, et ega see väga ei tööta ja kui Toiduliit tegi oma uuringu, et vaadata, et kus inimesed üldse saavad seda toitumisalast infot või kus nad märkavad seda, siis need plakatid, mis õues on nagu kõige viimasel kohal või mingid reklaamid, mida Tai teeb, siis see massimeedia on nagu number 1. Ja siis mõtlemegi, et mis kasu sellest Taist on? Liht inimesele piltlikult öeldes. See on väga tänuväärne töö, mis nad teevad näiteks koolilaste jaoks ja laste tervise arendamiseks, aga täiesti tava inimene, kes liigub tänaval, paljud sellest plakatist kasu saab. Ja omakorda me teame, kui suured on reklaami müüginumbrid, kui kallis on see reklaam kõik, mis läheb tänavatele näiteks või televisiooni, et ega neile ei tehta allahindlust seetõttu, et nad on hea eesmärgi veel väljas. Et see on ka kõigi meie isiklik küsimus, et kuhu riik meie raha kulutab. Tegelikult võib ka seda küsida. Aga mida saan mina teha, et kas ma muudan midagi, kui ma ei lähe Delfi naistekasse ja ei kliki sellele artiklile? Muidugi sa muudad. Jah, võib sinatada muidugi. Ega see on selline ise tootev süsteem, et sellised artiklid, mida klikitakse, sellised tuleb ka juurde. See on väga lihtne. Tegelikult, kui inimesed sellele ei kliki enam, ei loe, siis neid ei toodeta enam. See on nagu selline väga lihtne matemaatiline tehe. Tegelikult, aga probleem ongi selles, et seda enamik inimesi ei tee, sest me loeme seda nagu ajaviiteks, me ei mõtle selle peale, me klikime ja siis see toob portaalile reklaamitulu. Et meie jaoks on lihtsalt nagu ajaveet ja siis, aga neile on see rahaallikas, elatusallikas sisuliselt. Nagu me teame ka siis see pabermeedia kujub kokku järjest rohkem. Näiteks see Ekspress grupp, kuhu alla siis koonduvad Eesti Ekspress ja Delfi ja edasi, nende kasumist juba 33% tuleb ainult veebi nagu reklaamimüügist. Ainult. See on väga märkimisväärne nagu summa. Et tegelikult see ei... See on selline, pigem peaks mina ütleks seda, et kuidas viia inimesteni teadlikkust sellest, et kuidas meedia rahastusmudel toimib ja lahendaks väga palju probleeme ära sellega. Mis puudutavad seda, et kuidas inimesi informeeritud hoida või rääkides nende meediapädevusest, kuidas teha vahet kas või valeuudistel. Et ma usun ka seda, kui küsida täna, et kas teie arust sellised asjad klassifitseeruvad valeuudiste alla? Aga mis see kõige parem kanal täna Eestis on, mida peaks tarbima? Terviseinfo saamiseks? Ja üldiselt, kus ma peaks uudiseid saama? Ma arvan, et väga hea... ei ole õige koht, aga... Väga hea, mis mainitan Novator, eks ole, et kõik rahvusringhäälingu tegelikult ikkagi väljaanded on parema kontrolliga, kuna nende rahastusmudel ei sõltu klikkide arvust, nad on reklaamivabad.
ehk siis see on see koht, kuhu minna ja muidugi tervise puhul võiks nii kulunud, kui see ka ei tundu, oma arsti usaldada, et võiks oma arsti juurde minna küsima. Noh, kõige lihtsam, kui on mingi mure tervisega. Tema on seda õppinud ja tema peab teadma neid asju. Ja kui ei ole arstiga rahul, siis arst võib vahetada Eestis. Ja lõpetuseks küsimus, et mis on järgmine asi, mida tahate uurida või kuhu edasi liikuda? Mina tahaks ikka oma tervise teemas edasi toimetada, aga mind huvitab sama vaatenurga all kogu see vaktsineerimisdebatt, vaktsineerimisvastased ja nii edasi. Ehk siis samamoodi võiks uurida, et kuidas selline vastasus on siis tõenduspõhiselt tekkinud ja kuidas sellega võidelda, mille kaudu. Et teistel riikidel on selles osas ka väga suur nagu kogemus. Praegu meil on kuumaks teemaks olnud ju leetrid. Nendega probleem, et lapsi ei vaktsineerita. Ja Eestis ei ole veel olnud leetripuhangut, aga näiteks Ukrainas, Gruusias, meile mitte väga kaugetes riikides on ja seal samamoodi öeldakse, et see on tulnud lihtsalt inimeste nii-öelda valikust mitte vaktsineerida, et nende teadmised, arusaamad on sellised. Et see on see, mida ma tahaks uurida edasi. Aitäh. Nii, aitäh minu poolt ka, väga huvitav. Võtan kohe siis sõnajärje lõpetatud lausest üle, et üks asi on, et uurida teemasi, kas teie enda uuringu tulemused nagu niimoodi populaarartiklina ajakirjandusse kokkuvõttena ka jõuavad? Ma olen mõelnud selle peale väga tõsiselt. Samas ma arvan, et Novaator avaldaks selle ära. Aga kas Postimees ja Delfi avaldaks uudist, mis ütleb, et nad esitavad valeuudiseid, et see ei lenda väga kaugele, ma arvan. Et Novaatorisse ma üritan saada avaldatud selle teemaga, sest see on oluline teema. Aga see võib tuua kaasa sellise suure pahameeletormi nende kontsernide poolt, kellel on väga palju raha ja väga palju advokaate, kellega on endale sobivaid tulemusi saada majandusel. Jah, et võib-olla ka pigem niimoodi natuke neutraalsemalt, analüüsivalt, mitte hinnanguliselt andes, et mul endale nagu tekkis selline kujutlus, et kui need tulemused presenteerida näiteks tabeli kujul, kus on siis ühel pool siis need ai, kui halb see on, siis on sellist keskmised ei siia sinna ja siis on, et oi, see on hoopis hea, eks. Kuidagi sellist erineva nagu taustavärviga ja siis võib-olla ka mingi nool, et kes siis pigem väidab 1, 2 ja 3, eks ju, seda värvi, et oleks selline lihtsalt nagu üldari või kokkuvõte või siuke neutraalne, et tundus küll jah, et selliseid teemasi tasub kajastada ka siis neile, kes on mõjutatud praegustest uuringutest. Et selline mõte nagu tekkis, aga ainult üks küsimus, teistel on ära vastatud, et te ka esitluse alguses viitasite siis nüüd jätkusuutlikule arengule. Mina ei linganud ära, et mille jätkusuutlikule arengule? Kas suhkru? Kas oma töö raames? Ikka inimeste tervise, et tervis arenes jätkusuutlikult, aga üldiselt minu küsimus on, ma ei ole ju meditsiini valdkonna inimene tegelikult, ma olen kommunikatsiooni meediauuringute inimene, aga minu küsimus ongi selles, et tegelikult kas seda saab ka laiendada teistele probleemidele, näiteks sama kliima soojenemine, kuidas on ka väga palju nagu inimesi, kes usuvad, et seda ei ole olemas näiteks, milles see nagu, et mida siis, kuidas meedia seda toetab või ei toeta. Ja siis, et seda saab tegelikult väga paljusid tänapäeva probleemid selle kaudu uurida. See on nagu väga hea selline võimalus, et vaadata ja süvitsi ja mitme aasta vältel, et mida meedia on kirjutanud. Sellest ma ei saa öelda seda muidugi, et mis on minu selle töökriitika, ma ei saa öelda seda, et kas selle mõju nii-öelda, et kas inimesed usuvad ka seda ma ei ole uurinud. Ma saan seda ainult öelda, et jah, uuringud näitavad, et inimesed usuvad massimeediast pärit infot, aga konkreetselt, kas need suhkruarusaamad on ka sellised, ma täna ei tea. Nii, aga ma sain siis vastuse küsimusele ära. Aitäh teile! Aitäh!